Nii, kõigepealt siis arenguvestluste kohta, et see on juba päris vana tegevus, et aeg lendab ja 2012 me tegelikult andsime selle käiku ja algatati siis koolide poolt ja pilootkoolid olid väga erinevates maal ja linnas ja suured ja väiksed ja kõik nad siis panustasid nii selle tarkvara funktsionaalsuse osas nõuandmisele kui ka siis tegelikult küsimuste ja küsimustike väljatöötamisele. Nii et see on siis see baas, millele see moodul toetub. Ja algusest peale leppisime kokku, et mis ei muutu, et ei muutu siis see, et silmast silma kontakt perega. See on lühidalt kokkuvõttes, et eesmärk on endiselt, et toetame õpilase arengut ja anname lihtsamini kodule võimaluse tagasisidet teha, aga silmast silma kontakt ei kao mitte, nii et tegelikult see protsess, arenguvestluse läbiviimise protsess koosnebki siis sellest, et juhtkond koostab küsimustikud, klassijuhataja broneerib aja, õpilased, lapsevanemad vastavad nendele küsimustele ja seejärel siis kohtutakse silmast silma, vesteldakse ja protokollid jäävad alles, et see kohtumise ja vestlemise koht on endiselt hästi oluline. Nüüd, miks peaks klassijuhataja õpetaja tahtma viia läbi arenguvestlust e-koolis või arvutis? Sellepärast, et tal on olemas küsimused, küsimustikud, et küsimustiku olemasolu on arenguvestluse e-koolis pidamisel oluline, ilma selleta ei saa. On koole, kes alustasid selle mooduli kasutamist just sellega, et kasutasid seda aegade planeerimiseks. Ehk siis klassijuhataja paneb üles ajad, millal temal on võimalik vestelda ja lapsed vanemad saavad valida, kui keegi on aja valinud, siis teised seda enam valida ei saa. Järelikult see segadus, et kaks inimest ühel ajal ei saa mitte juhtida. Te näete oma vanemate ja laste vastuseid enne vestlust, järelikult te saate seda pilgu sinna peale heita ja otsustada, et selle teemaga me tegeleme põhjalikumalt, selle teemaga lühemalt. Ja samamoodi siis kokkuvõtted nii koolile kui ka teile kui klassijuhatajale selle kohta, mida siis õpilased vastasid ja kuidas siis see toimis. Ja tegelikult nüüd me lähemegi praktiliseks, ehk siis vestluse ettevalmistamine. Klassijuhataja lisab vestluse ja teeb siin esimesed sammud. Ja ma olen siin klassijuhataja Pisisaare koolis. Helena nimelt ja arenguvestlustel on eraldi menüü valik. Te näete siin nüüd oma klassi vestlusi, kuna Helena on 2 klassi klassijuhataja, siis ta näeb siin 2 klassi vestlusi ja uue vestluse lisamiseks tuleb siis vajutada plussi peale. Ma panen siis 9. klassi teine vestlus 2020-21. Nüüd selle aasta lisamine ei ole tegelikult tähtis, sellepärast et vestlused te näete ainult selle aasta arenguvestlusi. Eelmiste aastate arenguvestlusi te siin ei näe, kui te näete oma õpilaste protokolli nende kohta, aga sellest natukene hiljem. Nüüd teie klassijuhatajana on kindlasti soov kirjutada siia lihtsalt vestlus ja sellega on nimetamine tehtud. Klassijuhatajana ongi kõik okei, aga teie koolijuht saab võib-olla natukene või õppealajuhataja muutub natukene ärevaks, sellepärast et ta tegelikult näeb siin menüüs kõigi klasside vestlus ja kõik klassid on kirjutanud vestlus, siis tegelikult on väga raske aru saada, mis on siis 5. B oma, mis on 5. A oma ja mis on hoopis 3. klassi vestlus. Nii et kolleegile vastu tulles võiks siia kirjutada ka oma klassi numbri. Nüüd järgmine on klassivalik. Kui olete 1 klassi juhataja, on siin üks ainuke klass valikus. Mina olen 2 klassi juhataja, ma 2 klassi valikus
ja kolmas määratus, mis tuleb teha, on küsimustikud. Ja ilmselt teile öeldakse õppejuhataja või koolijuhtkonna poolt, et millise küsimustiku alusel me sel aastal teeme vestlust. Koolijuhtkond saab küsimustikega ära võtta kasutusest ehk siis arhiveerida, kui mingi küsimustik on oma aja ära elanud, et asendatakse. Siin on igatahes kõik need küsimustikud, mis on teil valida ja saate siis valiku teha. Ma võtan pikk küsimustik. Oletame, et see on öeldud, et 9. klassid vestlevad selle küsimustiku alusel ja salvestab. Et see on nüüd esimene samm, te olete oma arenguvestlusele nime andnud ja olete valinud välja küsimustiku, mida te kavatsete kasutada. Nüüd järgmine tegevus, vestlus on lisatud, nimetuse muutmine, te võite seda nimetust alati muuta, siin vestluse ees on märkeruut, nii et kui te öeldakse, et palun lisage oma klassi nimetus vestluse nimetusse, siis te saate seda teha. Vestluse lisamine plussmärgiga ja järgmine on siis küsimustiku muutmine. Nüüd küsimustiku muutmise peale tehakse teile küsimustik lahti ja siin saab teha päris mitut asja. Kõigepealt te saate vaadata seda, et te saate teha valiku küsimuste hulgast, mida teie kavatsete kasutama vestlusel. Et kui te vaatate siin ekraanil on esimeses, mida sa arvad koolist, et 1, 2, 3 on sellised täpid, mis on lihtsalt tärnid ja 4, 5 on rohelised mummud, siis tegelikult need täpiga on märgitud kohustuslikud küsimused. Te ei saa neid küsimusi jätta küsimata, aga vestluses osalejad saavad nad jätta vastamata. Et vastamine ei ole kohustuslik, küsimine on kohustuslik. Ja kui te tahate siis mõnda küsimust välja arvata oma klassivestlusest, mis ei ole kohustuslik, siis muudal peal vajutamine avab teile võimalus öelda, et see küsimus ei ole teil plaanis. Ja teine valik on siis õpilane või lapsevanem. Jällegi te saate öelda, millised küsimused õpilane peab eelnevalt vastama ja millised küsimused te tahate saada vastust koheselt vestluse käigus, ehk siis need eelvastamisel ei lähe ja sama lapsevanemate kohta. Nüüd taas praktiliseks minnes, siin on siis võimalus muuta vestlust, tähendab nimetus detsembris näiteks salvesta, ma ei saa muuta klassi, mille kohta see käib ja ma ei saa muuta seda küsimustikku, mida ma olen kasutamas, kui ma olen nüüd kogemata valinud vale küsimustiku ja siis mul on siin olemas kustuta nupp, ehk siis ma saan selle vestluse maha kustutada. Nii, salvesta. Ja siin on siis võimalus näite küsimustikku ja nüüd on siis näha, et küsimusi on palju, kohustuslikke küsimusi selles komplektis ei ole. Nüüd ma saan siis teha valiku, muuda, tahan kooli tulla, mis küsimus on, ma saan neid küsimusi siit lahti teha, vaadata, selline küsimus, okei. See mind ei huvita, mis koolis meeldib, ei meeldi, alati kaasas, õpin nii hästi, kui suudan. Okei, seda ma ei kirjuta ja salvesta. Ja peale salvestamist on siis osa nuppe läinud punaseks. See tähendab, et neid küsimusi teie oma vestlusele ei esita ja samuti ei saa õpilane ja lapsevanem neile küsimustele vastata eeltäitmise korras. Kuna siin on nii palju küsimusi, siis ma arvan, siit suurem osa täiesti külma kõhuga välja. Üldiselt on hea, kui neid küsimusi ei ole liiga palju. Klassikaaslasena niimoodi salvesta. Ja nüüd on alati see küsimustiku koostaja küsimus, et millisele küsimusele vastab lapsevanem, millisele õpilane. Tavaliselt teevad koolid nii, et on eraldi plokk lapsevanematele, mida siis lapsevanemad vastavad, sest et natukene raske on nagu teha küsimus selliselt, et sobiks vastamisele nii lapsele kui lapsevanemale.
näiteks otsustan, et minu lapsevanemad vastavad koduste tööde kohta, õppeedukuse kohta. Nii, see on kummaline küsimus. Ja salvesta. Nii, see kummaline küsimus tuleb ka maha võtta. Tulka kasutanud. Ja salvesta. Ja õpilane võiks siis vastata, kas ta tunneb ennast koolis hästi, mõelda järgi, öelda, mis koolis meeldib, mõelda oma klassi kohta, mida ta tahab teha peale põhikooli lõpetamist, öelda, mis aine talle ei meeldi ja kes olen mina klassikaaslasena ja kus mul õppimine kerge on, näiteks niimoodi. Et nüüd tihtipeale on küsimus, et klassijuhataja ütlevad, et õpilased või lapsevanemad saavad küll kätte selle arenguasja kutse, aga nad ei saa ühelegi küsimusele vastata. Et siis tulekski minna siia ja teha valiku nende küsimuste hulgas, mida nad saavad eeltäitmise korras vastata. Ja hea uudis on see, et kui näiteks te viite esimese vestluse läbi ja siis märkate, et see küsimus ei tööta üldse. Et tegelikult see vastus ei anna midagi ja seda küsimust enam esitada ei taha. Märgite küsimuse välja ja kõigil järgmistel vestlustel enam neid küsimusi ei ole. Ja küsimusele võivad loomulikult vastata ka mõlemad, kas vanem on õppimisega kursis, vastab nii lapsevanem kui laps. Et iga kord, kui te seda küsimustikku olete muutnud, need vastused, see muudatused kajastuvad kohe kõigil nendel inimestel, kes ei ole veel vastanud, kes ei ole veel vestlusele tulnud, kellega vestlus ei ole veel käimas. Nii et see on see samm. Nii, et küsimustiku kohandamine oma klassile, et valite, mis küsimusi te soovite esitada, saate siin lisada uue küsimuse ja märgite, millistele küsimustele vastavad õpilane lapsevanema eeltäitmise korras. Uue küsimuse lisamist ma ei näidanud, näita küsimustikku. Nii, tegelikult kodus mind huvitab uue küsimuse lisamine, tähendab, mida inimesed kodus veel teevad. Kas sul on lemmikloomi? Valik vastusega üks valik, mitmikvalikuga, see on tekstküsimus, ilmselt inimene kirjutab, salvesta, mul on see küsimus siin kodu all olemas, kas sul on lemmikloomi ja minu eelistatud tegevused kodus on. Nii, ja ma tahan nüüd teha mitmikvalikut. Ma kirjutan siia, et esimene neist on raamatute lugemine, teine on nõude pesemine, kolmas on aiatööd ja neljas on TV vaatamine. Lihtsalt selline suhteliselt lihtne küsimus. Ja ma tahan tegelikult, et nad mõlemad vastaksid sellele eeltäitmise korras. Nii, et vastaks laps ja vastaks lapsevanem. Kuigi lapsevanem on natuke raske küsimusest aru saada. Et niimoodi saab õpetaja oma küsimusi siia juurde lisada. Nii, ja sellega ongi siis see teine etapp, et esimene etapp te lisasite uue vestluse, panite nimetuse ja valisite küsimustiku, mis selle vestluse aluseks on. Teine on see, et te kohandasite küsimustikku oma klassile, ehk siis valisite küsimused ja ütlesite, kes nendele küsimustele vastab ja saite lisada uue küsimuse. Ja nüüd olemegi nii kaugel, et saame asuda vestlema. Ja vestluste toimumise altus me nägime praegu ekraanil klassi nimekirja, et kõigepealt te kutsute inimesed vestlusele või esiteks te lisate ajad, millal teil on võimalik vestelda, siis kutsute inimesed vestlustele
ja siis jälgite, kuidas moodi inimesed nende vestluste kutsed vastu on võtnud esimese hooga. Minu ajad on siin all, see on kõik selle klassi juhatajad, neid on siin päris palju. Ja põhimõtteliselt kõik klassijuhatajad, kui klassil on mitu klassijuhatajat, saavad vestelda kõik õpilastega, et õpilane näeb kutset saades kõiki sobilikke aegi erinevatel klassijuhatajatel ja saab neid valida. Te ei saa panna aega tänaseks, nii et see peab olema igal juhul mingisugune aeg ja tähele tasuks panna, et tundide ja minutite vahel on koolon. Et te saate vea, kui siin seda koolonit ei ole, nii et siin tasuks seda tähele panna. 16. Ma panin praegu 3 aega kirja. Üldiselt on soovitus kutsuda või mitte ennast panna kevadeni rakkesse, eriti tänapäeval, kui me ei tea, mis edasi saab, vaid öelda näiteks, et ma panen endale praegu kirja 3 aega ja ma kutsun vestlusele 4 inimest. Ma kutsun Vanessa, ma kutsun Laura, ma kutsun Karli ja ma kutsun Hassani. Kuidagi oleks aus panna siin praegu 4 aega, seepärast, et kui esimesed 3 tükki on valiku ära teinud, siis 4. kirjutab teile, ütleb, et tal ei polnud enam ühtegi aega valikusse lisada. Nii et ma Hassanit ikkagi kutsun. Et aegu võiks olla mõned rohkem kui lapsi ja saate teha laste hulgast täiesti loogilise valiku, näiteks, et kutsute kõik A-tähega õpilased või siis kutsute spordipoisid, esitate mõned spordiküsimused või kutsute need, kellel õppimisega mitte mingeid probleeme ei ole, teete lihtsalt vestlused enne ära ja siis teete need vestlused, millele te rohkem keskenduma peate. See on teie otsus. Palun valige aeg arengu vestluseks ja täitke ära küsimustik kuhu vestluseks ja täitke ära küsimustik. Salvesta. Ja nüüd on need kutsed õpilastele läinud. Nüüd te näete, et õpilased ei ole midagi vastanud ja kuupäevad on siin näha. Ja mis nüüd tegelikult juhtus, oli siis see, et Vanessa ja tema vanemad pidid saama kirja. Okei, kirjaga me natuke ootame. Et ma olen teises aknas Vanessa lapsevanem. Tahaksime refreshi teha. Ma olen siin Vanessa lapsevanem ja Vanessa lapsevanemana sain ma sellise teate. Vanessa, täitke ära küsimustik, palun reserveeri aeg arenguvestluseks ja siit tulid ka minu kirjad. Vabandust, ma olin vales postkastis. Kutse arenguvestlusele. Vanessa Aaloe. See kiri näeb siis välja, see tuli Vanessa endale, see kiri tuli Vanessale. Palun leida aeg. Iga õpilase koht saab valida ühe ja Helena selle kirja saatis ja samuti tuli see kiri lapsevanemale, see samasugune kiri, nii et see kirjutab automaatselt, teie klassijuhataja tekst on siin vahel. Nii, ja kui nüüd vanem näeb seda teadet ja sa tegelikult näeb seda sama teadet ka laps, aga ilma selle kohata reserveeri aega arenguvestluseks, seda kirja näevad kõik lapsevanemad, ehk siis siin on nüüd, kes enne saab vestluse aja reserveerida,
selle ajaga endal sobilikult valid. 24.04, registreeri, ma reserveerin aja. Ja nüüd siis muutub see kiri, samuti on Vanessal nüüd olemas oma uudisvoos, nagu sisse logida, küsimustik ja minul on küsimustik ja küsimustikul vastates, küsimustikku avades ma näen, et mul on 2 küsimust vastata kooli alt ja 3 küsimust kodu alt. Nii, koduseid tööd jäetakse palju. Salvesta. Lapse toimetulek on tema võimetele vastav. Ma saan lisada ka kommentaari. Vanessa ei pea peaaegu üldse kodus õppima. Nii, salvesta. Nii, ja salvesta vastus ja kodu kohta. Kas vanemad on õppimisega kursis? Jah, ma arvan, et ma olen tema õppimisega kursis. Lemmikloomi ei ole. Salvesta vastus, teenistatud tegevused kodus, nõude pesemine, salvesta vastus. Ja see oli nüüd vanema poolt see tegevus, mida ta sai teha, et arenguvestluses kaasa lüüa. Nüüd ma lähen ka õpilasena ja annan oma arvamuse. Õpilasena sisenedes ma esmalt näen, et mul oli kutse arenguvestlusele, nüüd on mul aeg valitud 24.10, 11.12 ja küsimustik. Õpilasena on mul natukene rohkem küsimusi. Tunnen ennast koolis hästi. Kõik meeldib. Nii, iseloomusta, miks sa arvad? Nad on vahvad. Nii, jätkan gümnaasiumis. Meie omas. Nii, nüüd on siis aine küsimus, mis aine sulle meeldib? Eesti keel meeldib, matemaatika meeldib, kunst meeldib, aga jällegi ei õpetaja ei õpilane ega lapsevanem ei pea vastama kõigile küsimustele. Nii, lepitaja, lobiseja, salvesta vastus, ei salvesta vastus. Kõigis on kommenteerida, on kerge, salvesta. Nii, ja samuti siis kodus. Salvesta. Salvesta, salvesta, salvesta. Okei, ja nüüd on ka Vanessa omalt poolt oma panuse pannud. Nüüd, mina klassijuhatajana, ma teen siin väikse refreshi. Värsketan ekraani. Ma näen, et ma olen arenguvestlusel tulnud üks uus aeg. Mida siin enne ei olnud. Nii, see on see vestlus, millele nad praegu vastasid. Ma näen, et ma ei ole seda aega näinud ja ma näen, et nad on asunud vastama mõlemad, nii Vanessa kui tema ema. Nii lapsevanem või tähendab, et kui Vanessaga on seotud näiteks 3 lapsevanemat, siis nad kõik vastavad oma nimelt eraldi nendel samadele küsimustele ja Vanessa ei näe oma vanemate vastuseid ja vanemad ei näe üksteise vastuseid ega Vanessa omasid. Nii et need vastused ma alles andsin ja need vastused ma ka alles andsin. Nii. Ja oletame nüüd, et Karlil lapsevanem helistab ja ütleb, et ma sain küll teate või tähendab, et Karl ütles mulle, et ma pean valima aja arenguvestluseks, aga ma ei saa seda teha, sest minu e-kooli kasutaja parool on kadunud ja üleüldse ma ei kavatse seda teha. Sellisel juhul saate valida määra kuupäev ja küsida tema käest telefonis, kas 25. november on sobilik teile vestlusele tulla. Lapsevanem ütleb, et okei, 25. november, 16.16 ma olen kohal, registreerite aja ära
ja Karl kui e-kooli kasutaja saab asuda vastama küsimustele ja tema ema siis, eks ta tuleb ja vastab siis siin koha peal. Nüüd Laura vanemad said kätte küll kutse, aga ütlesid, et ükski neist aegadest ei sobi ja üleüldse nad on praegu novembris on nad ära ja et nad on alles kusagil aprillis kohal, et nad ei saa praegu tulla vestlema Laura teemadel. Vajutate siin selle prügikasti peal, eemaldada vestlusest, okei. Laura on eemaldatud, see tähendab, et Laura on avatud uueks kutseks, kui ta aprillis vestlete järgmiste õpilastega, siis te saate Laurat kutsuda. Ja Laura vanemad on siis kohal ja saavad vestlusele tulla. Ja kuigi nüüd Karli vanemad olid selle 25-ndaga nõus, siis ta helistas kohe tagasi ja ütles, et ei, et tegelikult see 25 ikka ei lähe, et mul on ikka teist aega vaja, kustutate aja maha. Broneeringu tühistamise põhjus. Vanemale ei sobinud see aeg äkitsi enam ja salvestate. Ja okei. Ja nüüd on see aeg siis nii-öelda vaba. Taas. Nüüd kui ma lähen Karli juurde, 25 on vabaks läinud, seepärast, et ma tegelikult selle 25 läsin vabaks ja nüüd on see olemas. Nii et 23 siia. Nii et ükskõik, kas selle aja lisavad vanemad ise või aja valite teie, aga te saate seda aega eemaldada ja aeg, mille te olete ära kasutanud või kus te olete broneeringu eemaldanud, see aeg jääb uuesti vabaks ja on teistele broneerijatele kasutatav. Nii et veel kord, uus perepoolne broneering, siis klassijuhataja saab aja broneerida, saab aja tühistada, vestluste kutsumise märkeruut ja kutse saatmine, aja lisamine ja kogu aeg on siis selle kutse kustutamine ja kogu aeg on siin üleval siis see vestluse statistika muutub, kui palju on kutsutud, kui palju on registreeritud, kui palju on avatud, kui palju on allkirjastatud. Nii et see info on siin kogu aeg olemas. Korraks näitame. Kui ma võtan 9. klassi, siis siin on näha, eks ole, et kutsumata on 11 last, 5 tükki on kutsutud teisele vestlusele, 1 on registreerunud, alla on kirjutatud 1 ja 10. klassis on 1 ainuke kutsutud ja edasi pole rohkem midagi tehtud. Ja siin on siis need numbrid olemas. Ja samasugust pilti, samasugust statistikat vestluse kohta näeb ka kooli juhtkond. Kooli juhtkonnal on arenguvestluste aruanne, kus nad näevad, mis klassis on arenguvestlus avatud, mis on kasutusel olev küsimustik ja seesama, et kui palju on meil kutsumata, kui palju on kutsutud, kui palju on registreeritud, alla kirjutatud need numbrid, et kooli juhtkond saab hoida kogu aeg pilku peale, kuidas moodi arenguvestluste pidamine seal siis käib. Nii. Et vanemakutseid me vaatasime, kiri ja uudisvoogu kutse ja vanem siis asub vastama, laps asub vastama. Nii, vestluse läbiviimine. Vestluste alustate lapse detailvaatest, me korraks käisime seal vaates, et vaadata, mida on juba vastatud ette. Ja siin on nüüd üks hoiatus, et kõige rohkem probleeme, mis arenguvestlustega ongi see, et ütleme see Karl 3. Ma lähen siia, ma vaatan, et ei ole alustanud vastamist, ma vajutan siin alusta arenguvestlusega. Ma tean, et nad tulevad sel ajal, ma tean, et lapsevanemad on Veera 3. ja teist lapsevanem, nad tulevad nagunii kohale ja ma vajutan siin salvesta. Et kui ma vajutan siin salvesta, siis see tähendab tegelikult seda, et ei Veera ega teist lapsevanem ega Karl ei saa enam küsimustikule vastata, sest küsimustikud on ette nähtud eeltäitmiseks. Et palun ärge tehke seda. Et on mõte selles, et nad vastavad kodus rahulikult küsimustele ära, siis me tuleme kõik kokku, vaatame vastused üle ja vormistame protokolli ja räägime asjast. Et kui te nüüd siin enne teete, panete juba paika selle, siis tegelikult see tähendab seda, et nemad enam vastata ei saa. Loomulikult saate kõik kokku tulla ja vastata küsimustele koha peal, aga see eeltäitmise koht jääb siis lihtsalt ära. Nii et seda palun ärge tehke.
Nii, aga Vanessaga on kõik korras. Vanessa on vastanud, vanemad on vastanud. Ma alustan siis Vanessa arenguvestlusega. Saan vastused üle vaadata. Planeeritud aeg on siis siin. Alusta arenguvestlusega. Ma ei pea ootama seda, kuni nad kõik, kuni see aeg saabub, selles mõttes, et nad tulid mulle varem kohale. Ja esimene samm on siis osalejad. Ma saan muuta, ma ütlen, et tegelikult me pidime tegema 24. aga nad tulid mulle kohale nüüd 19. Ja see ei anna nüüd seda 23. aega vabaks. See aeg jääb ikkagi kinni, aga lihtsalt päriselt juhtus niimoodi. Nüüd lapsevanem võib keelduda vestlusest. Et see võimalus lisati koolide nõudmisel, kes ütlesid, et tegelikult ongi sellised lapsevanemad, kes keelduvad vestlusest, et kuidas siis saab, et ma ei saa ka lapsega vestelda, ma pean nagu vanemad siia panema. Te saate öelda, et vanem on keeldunud vestlusest. Et ja siis niimoodi ongi, peate vanemad lastega vestlust edasi ja võin selle teha näidise siin Karliga. Nii, alustan arenguvestlusega, lisamiseks siia keeldu. Nad ei saa mitte kunagi kooli kohale tulla, sest Vanessa vestluse ma tahan lihtsalt lõpule viia. Nii, ja see ongi kõik, et kohal on õpilane, kohal on klassijuhataja, vanemad keeldusid arenguvestlusest sellel põhjusel, aeg on see ja saab minna edasi vestluse pidamisega. Aga Vanessaga mul ei ole sellist plaani. Ja see on siis tänane kuupäev. Lapsevanemad on siin siis Ellu, on Jumon ja on need kõik 3 tükki tulid kohale, tead Jumon ei tulnud kohale. Et need 2 lapsevanemat on siin kohal. Ja salvesta. Ja see on siis esimene, me oleme vestluse rakendanud, me saame seda muuta. Jumon ikkagi tuli kohale. Salvesta. Ja need on nüüd siit. Nii. Kui nüüd Vanessal on eelmisest vestlusest eesmärke, eelmise aasta vestlusest, siis need kuvatakse siin, saate hinnata, kuivõrd need on saavutatud. Ja nüüd on siis vestlus ise, ehk siis küsimustele vastamine. Siin on ka selliseid punkte, mida kodule ei näidatud. Nii, tahan kooli tulla. See on siis see, tunnen koolis hästi. Vanessa ei saanud eeltäita, see on tegelikult Vanessa küsimus, eks ole, aga see on eeltäitmise küsimus. Ma pean praegu küsima Vanessa käest, et kuidas on, kas sa tahad kooli tulla? Jah, ma tahan kooli tulla. Salvesta vastus. Nüüd järgmine küsimus. Vanessa vastas, et ma tunnen ennast koolis hästi. Okei, kommenteerida võib seada eesmärk. Mis meile koolis meeldib, Vanessa vastus. Tunnid haaravad elulised, Vanessa ei vastanud, aga ma võime ka siin selle vahele jätta. Mis klassis meeldib? Vastus, mida tahab teha peale kooli lõppemist. Vanessa vastus, kommenteeri. Sest meeldib nii salvesta. Nii, ja põhikooli lõpetamist ja võib lisada eesmärgi saada gümnaasiumisse õppima salvesta. Ja edasi. Millises gümnaasiumis, mis ained sulle ei meeldi. Nüüd igal hetkel on võimalik lahti võtta hinnete leht. Seesama e-kool hinnete leht täpselt samasugusena, nagu ta on teil muidu avatavad. Et näiteks selle küsimuse juures on kindlasti mõistlik see hinnete leht lahti võtta, vaadata, need ained on siis sellised. Ja see on siis see küsimuse vastused. Ja liikuda edasi. Nii, okei. Nii. Ja kui ma tahan nüüd selle blokiga ära lõpetada, vabandust, nüüd näha nende vanemate vastused, et lapsevanem Jumon ei ole sellele küsimusele vastanud.
Lapsevanem Ellu ei ole sellele küsimusele vastanud. Mina olen sellele küsimusele vastanud ja ma arvan niimoodi, kommenteeri. Nii ma arvan. Salvesta. Ja sellele küsimusele ei ole vastanud. Nüüd alati, kui ma tahan minna teise ploki juurde, ma võin vajutada siin küsimuste all, võtta näiteks koduküsimused. Vanessa ütles, et teeb neid asju. Vanessa ütles, et ta õpib siin ja nii edasi. Nii et kui küsimused on eeltäidetavad, siis on siin alati toodud vastaja nimi. Kui küsimus on kohapeal vastamiseks, siis siin vastaja nime toodud ei ole. Ja niimoodi tuleb siis see läbi käia. Saab vaadata Hinneti lehte, saab lisada kommentaar, saab lisada eesmärke. Peaks mõne eesmärki lisama. Aitan kodus rohkem salvesta. Nüüd nädala ajakava küsimus. Et kui mul oleks nädala ajakava küsimusega seotud vastuseid, siis need siin kuvatakse. Selles küsimustikus neid ei olnud. Ja nüüd me oleme jõudnud selle juurde, et me tegime 2 eesmärki. Me märkisime 2 eesmärki. Me võime tegelikult lisa uus eesmärk. Loen rohkem raamatuid. Loen Harry Potteri 7 osa läbi. Ma ei tea, kas 9. klassil sobib, aga okei. Et mul kõige praegult meelde või siis ei tulnud sellest küsimusest, aga ma tean Vanessa õpetaja olles, klassijuhataja olles, et Vanessa loeb vähe. Järelikult peaks natukene rohkem lugema. See võib olla ka tegelikult sisu. Nii. Võib ka eesmärgid enne läbi mõelda. Vanessa loeb. Nii, mis ajaks ta nüüd Harry Potteri 7 osa läbi loeb? No ütleme, et mai lõpuks. Ja ma saan nüüd panna siia näiteks teate, et Vanessale oleks siis, et Vanessale tuleks meelde tuletus detsembri keskel. Kas sul on Harry Potteri 2 esimest raamatut juba hangitud, et saaksid neid jõuluajal lugeda näiteks. Ja ma võin selle panna veel ühe. Ma panen nüüd lapsevanemale meelde tuletuse. Samamoodi detsembri 21. Palun kontrollige, et Vanessal oleksid raamatud olemas. Olemas. Ja salvesta. Et see on nüüd üks eesmärkidest. Nii, aitan kodus rohkem. Muuda. Täitja on Vanessa loomulikult, kes aitab rohkem. Aitab kuni kõige asjade saab panna. Meil tuletus jälle emale, et Vanessa aitab igas asjas. No näiteks. Ja mine gümnaasiumisse õppima. Tegelikult seda me ei tee. Me kustutame selle eesmärgi maha, et see ei ole see, mida me tahame teha. Et niimoodi siis paneme paika selle, mida nagu õpilane lubab teha, tahab teha ja kes teda selle juures aidata saaks. Ma saan lisada neid eesmärke nii palju kui vaja. Ja kui ma olen seal vestluse läbi käinud, siis ma saan võtta ette protokolli, vaadata, et see on meie protokoll, need on meil kohalolijad, need on meie vastused küsimustele ja samuti mõned kommentaarid. Näiteks oleva lapsevanema kommentaar sellele küsimusele, eesmärgid on meil seatud ja põhimõtteliselt, mida klassijuhataja siis teeb, kinnitab protokolli. Okei. Ja nüüd on siis sellest protokollist saanud dokument.
saanud HTML dokument, ma saan selle avada ja et näha, ma saan selle välja trükkida, fail, print. Ja ma saan vaadata selle avamise logi. Et see oli siis klassijuhataja viib läbi arenguvestlusi. Nii et see protokoll on alla kirjutatud ja siin on logi. Võin jälle slaididest. Nii, ja see on siis need küsimused. Nüüd lapsevanemana. Ma olen ikka endiselt Vanessa. Ma teen ühe väikse värskenduse. Nii, ja ma näen, et arenguvestluse protokoll näitab protokolli avamise logi. Avamise logis ma näen, et Helena Hammer on seda protokolli vaadanud. Ma võtan protokolli lahti. Ma näen seda protokolli avamise logis on nüüd näha, et ka mina olen seda protokolli avanud ja mina olen seda avanud olen. See logi tekib automaatselt ja on näha kõigile asjaosalistele. Ma nüüd login sisse lapsevanemana. Ma näen samamoodi, et arenguvestluse protokoll on alla kirjutatud. Ma saan võtta lahti protokolli, see enda jaoks välja trükkida, kui ma tahan ja vaadata protokolli avamise logi ja siin on mina ka juba kirjas. Ja tagasi klassijuhatajaks on mul siis see logi siin täiesti olemas. Et põhimõtteliselt nüüd arenguvestluse protokolli juures peab arvestama seda, et kui nüüd ühel hetkel ka Helena ei ole enam selle või mina ei ole enam selle lapsevanem, siis see protokoll jääb mul ikkagi alles. See on tulnud siia minu oma arenguvestluste menüüsse. Ma näen seda vestlust, mis on alla kirjutatud. Ma näen vestlus erinevate aastate kohta ja ma näen protokolli lihtsalt sellepärast, et mina olin füüsiliselt seal kohal ja see on seotud minu kui lapsevanemaga ja mitte lapsega. Nüüd klassijuhataja näeb tegelikult, miks ma võtan siin 10. klassi ja võtan Oskari, et klassijuhataja näeb eelmiste aastate protokolle siin õpilase detailvaates, ka siis, kui tema ise ei ole klassijuhataja olnud selle Oskarile nendel aastatel. Näiteks siin on mul selline laps nagu Laura, kellel on siin eelmise aasta protokoll ja siis on mul siin näiteks Isabel Marii, kellele ma näen 2011. aasta protokolli. Ma võin selle protokolli lahti võtta ja minul ei ole see protokolliga vähimalgi määral pistmist, aga ta on minu laps, minu klassi laps ja ma näen neid protokolle siin. Nüüd teine koht, kus neid protokolle näha, ma võtan oma klassi, 9. klassi, Vanessa näiteks, ja mul on siin olemas arenguvestluste aken. Ma näen siin alla kirjutatud protokolle, avamise logi, täpselt nagu kodu seda näeb. Ja see on siis olemas selleks ajaks, kui parajasti arenguvestlust avatud ei ole. Nii. Ja nüüd klassijuhatajal on kõige tähtsam aruanne on õpilase arenguaruanne. Ehk siis arenguaruanne, kus võetakse õpilase kaupa kokku eelmiste aastate arenguvestlused. Nüüd arenguvestluse protokolli kohta veel seda, et saab avada ainult klassijuhataja rollis inimene, igast avamisest ja järgi. On võimalik öelda, et koolijuhtkond näeb protokolli, aga see on eraldi seade kooliseadete all. Nii et kuidas õpilane samale küsimusele on erinevatel aastatel vastanud. Siin vist ühtegi väga head, aga Oskaril on äkki olemas arenguvestlus.
õpilase arengu aruanne. 10. klass, ma olen 2 klassi juhataja, Oskar Rohkaja. Nii, temaga on veetud läbi 4 vestlust, et erinevatel aastatel ja väga vähestele küsimustele vastanud. Nii et ainult ühele küsimusele vastanud. Oskar ei olnud väga hea näide. 9, ma võtan Isabel Marii. Nii, ei, 2011 ja 21, 11, 12 aasta vastused, nii et siin on näha, eks ole, et te näete lapse arvanud. Nüüd klassijuhatajal on oma klassi küsimuste aruanne, et 9. klassil pikk küsimustik, et siin on praegu küll nüüd üks ainukene õpilane vastanud, et näeb, et kuidas on üldiselt nagu küsimustele vastatud. Vastused tulevad anonüümselt, ehk siis te ei näe, kes on öelnud, kes meeldib. Praegu, kui Vanessa on ainult, kes on alla kirjutanud, siis loomulikult on näha, kes meeldib. Nii et klassijuhatajal on vastuste aruanne ja klassijuhatajal on ka meeldetuletuste aruanne, ehk siis 9. klassis ühest ajast selle ajani, et erinevad klassijuhatajad samal klassil ja tahab üle vaadata siis selle aasta meeldetuletused, mitte eelmiste aastate meeldetuletused. Nii et see küsimuste juures ja õpilase arengu juures siis selle hetke klassijuhataja on siis nii-öelda kehtiv klassijuhataja. Kui ma enam ei ole selle lapse klassijuhataja, siis ma enam ei näe seda protokolli ja ma enam ei näe neid aruandeid. Ja kui ma olen, siis mis ma neid näen. Nii, et see arenguvestluste aruanne. Et need olid nüüd need kõige kiirem ülevaade sellest, mida siin teha saab. Ja loodan väga, et arenguvestluste kasutamine, sellega ei ole õpetajatel olnud probleeme. Kõige rohkem on probleem olnud just nimelt sellega, et vestlus avatakse ära liiga varakult ja peale seda ei saa enam inimesed küsimustele vastata. Et see see on üks probleem ja teine probleem on see, et siin küsimustikus on eeltäidetavad küsimused märkimata ja see tähendab, et inimesed küsivad, et meil ei ole mitte midagi millegi vastata. Et seda liiga vara avamise probleemi on natuke raske parandada, seepärast et protokolli enam kinni panna ei saa. Te saate alati tegelikult teha uue vestluse ja kutsuda siin ainult need õpilased, kelle protokollid liiga rutakalt avasite, nii et vestlus saab igal juhul ära pidada. Ja küsimustiku saab kergesti muuta ja hakkab kohe kehtima peale muutmist kõigile kasutajatele. Nii, aga tänan siis kõik, kes vastu pidasid ja paneme jällegi selle vestluse slaidid, vestluse salvestus ülesse ja loodetavasti leiavad paljud õpetajad seda ülesse. Aitäh!